No nii, no kus sina oled siis tulnud nüüd, kus sina tulnud oled siis nüüd? Timmu, tule siia. No vot, loom on jälle hästi ärevil. Meie oleme ka ärevil, tulime seiklema jälle. Tulime siis RMK Laho metsaonni. Mina olen siin kunagi ühe öö veetnud, juba varasemalt olnud siin. Siis kui Keiri sünnipäev olime siin, aga ma siis ei filminud. Vähemalt ma ei mäleta, et oleks filminud. Ja mis siis teeb? Teeb seda, et teeme täna niisuguse lauamängu õhtu. Muidu ma kodus väga ei viitsi poistega lauamängu mängida. Aga täna võiks ju teha. Et mõtlesime, tuleme siia metsaonni ööseks. Noh, võtame looma kaasa, on ju, et teeme siin sööme, joome natukene. Vaatame siin ümbruses ringi. Pikalt ei jõua täna, võib-olla teeme selle jalutuskäigu üldse homme. Aga põhimõtteliselt jah, et tuleme siia nagu kodusest rutiinist välja, siia. Ja vaatame, mis siin siis on ka. Nagu ikka niisugustes RMK kohtades on siin lõkkekoht. Siin ei ole küll seda metallist kestaga varianti, võib-olla ongi parem. Need metalli asjad ei tööta, siin on toodud kruusa juurde, ma vaatan värskelt. Kas on vist väga porine olnud või? Jah, ja sükene varjualune siis katus peab, aga tuulega on tulnud, jah. Tuulega on tulnud natukene vett siia tooli peale nagu. Vaatame, mis siin veel on. Siin on siuke, et tegelikult tahaks tulla soojemal ajal siia, et kui Keiri sünnipäev oli, ma tulin ka siia kevadisel ajal, aga see on kindlasti soojal ajal hästi populaarne koht, sellepärast, et see on ju nii-öelda tasuta metsaonn ja ujumiskoht ja kõik asjad olemas ja kuidas siin kalaga lood on, ei tea. Me praegu ei hakka siin külmal ajal kalastama, aga eks me ükskord nagu, jah, ülitume vesi tundub, ükskord nagu katsetame selle kalapüügi asja ka siin ära, kui suvisemal ajal tuleme. Võib-olla tegelikult ka talvel jää pealt, miks mitte proovida, on ju. Jah, Rauno räägib suurim sügavus 6 meetrit, see on päris suur sügavus. Ja vaatame, mis veel on siin territooriumil. Matkarajalaadset asja siin nagu ei ole, aga selles mõttes siin järve ääres natukene tõenäoliselt saab matkata. Siit on nagu näha, et siit on mindud. Võib-olla me läheme ka homme, me oleme praegu nii hilja peale jäänud, et meil ei ole aega enam matkata siin ega uurida täna, et ma arvan, et õnneks meil ei ole neid vaja. Et me midagi õues süüa ei tee, meil on hästi lihtsad asjad. Purgivärk ja siuke, et tulime nagu puhkama lihtsalt rohkem kodunt välja, ei hakka siin midagi hullult vaaritama. Ja siis vaatame üle ka selle käimala. Et kemmerg ise siis on siin selline, jah, väike palgist värk. Koputa ka enne, äkki keegi on sees. Ei ole. Ei tahaks kellelegi selga lennata niimoodi, keegi ei köhatanud ka. Muidu on see tavaliselt, et kui keegi kempsus istub ja keegi nagu läheneb, on ju, siis niimoodi annab märku, et siis tekib inimesel tavaliselt köha või midagi kohe siuke. Siuke, Mis siin on? Tavaline värk. Tavaline värk. Aga midagi, lähme majja, vaatame seal siis. Sütime oma elamise seal tänaseks valmis. Ja vaatame siis, mis me mängime ka mingi hetk. Et meil on siin tunde nüüd aega. Kell saab vist kohe 4. Ja meil on siin tund aega mängida. Jah, päris kohe ei olegi, 15.39 on kell. Ja tegelikult vaatame veel enne selle sildi ka üle. Et selline asi siin siis on. Ja siin ta vist räägibki äkki, mis kalad ja asjad ka siin sees on. Rauno kohe loeb läbi. Ei loe. Ja vaatame siis sisse siia. Ilusti puhas kõik. Hari on ka ja kühvel, ehk siis enda järelt tuleb kõik ära koristada. Elektrit siin ei ole. Mingid tassid ja nõud siin on. Meie ei kasuta neid, me kasutame enda omasid. Ja on siis magamislavatsid. Ja täpselt 3, eks ole, aga mina selle madratsi peale küll ei läheks. Mine tea, mis siin tehtud on. Mina panen enda madratsi siia. Ja mis siin siis on? Paneme ka küünlad siia põlema, et valgust oleks.
Jah, Risto vaatas juba omale pesa ära, tundub. Ja siis midagi, mis meil siis on plaanis? Et me leidsime, kui me sinna oma uude kodu kolisime, sealt mingisugust erinevaid lauamänge ka. Üheks lauamänguks on see vanaaegne veel Monopol. Ehk siis nööbime selle lahti ja hakkame seda mängima ja kas mängime mingeid kaarte ka või? Jah, Unot ja Turakat. Unot ja Turakat ja siin on meil siis nii-öelda nänni kaasas, et tõsta see kilekott pealt ära. Ja Timmule on ka nänni siin on Timmu söögikonserv ja värk. Ja hakkame siis nii-öelda snäkkima ja mängima. Ja. Nii, panime siin küünlad põlema. Staff on praegu siin, laua peal on puhas. Et hakkamegi seda Monopoli värki vist vaatama esimesena. Panime küünlad, aga küünaldest ilmselgelt on vähe lauamängu mängimiseks ja need see sooja ikka annavad. Ja siis lihtsalt laes on see armiteki lamp. Võt, ja hakkame siis vaatama. Tuletan meelde ka ise need reeglid ennem. Siin on eestikeelne see ka olemas. Õpetus. No nii, mani. Sai just Ristolt 250 sisse nõutud, et mul on siin kõige kallim krunt praegu, kust kõige rohkem saada, aga põhimõtteliselt jah, selle mängu eesmärk ongi hästi palju investeerida alguses igasugustesse kruntidesse, aga mitte nagu täitsa tühjaks osta ennast. Et siis mida rohkem sul neid asju siin on ära ostetud, seda rohkem hakkab tagasi tulema. Aga vaat siuke seis on siis praegu jah, no vaatame. Kus ma olen nüüd? Vaatame mingi aja pärast edasi, kuidas meil läheb. Ja see on ingliskeelne versioon, et siin on kaardid ingliskeeles kõik, et jah. Raunal jäi viiekas alles ainult nii. Mäng käib, Ristal on seal kõik rahad. Ja mul on veel tegelikult siin. Mul on 9 asja ka veel. Mul on 9 hoonet ka. Raunalt, sest et ta maandus siin minu ühe kallima asja peale. Ja võtta, Raunal on 4 hoonet, mul on 9. Jäi, kui palju sul on? 6 asja. Ei veida. Money. Ma nagu võidaks üks. Ühesõnaga, minul on viimane kaart. Raha on mul siin mingi väga vähe. Ja ma olen 450 nüüd võlgu, ehk siis jah, mina kaotasin. Aga poisid mõtlevad, mis te mõtlesite, et ei viitsi ka rohkem edasi mängida? Oota, ma niigi võida. Aga tõenäolisem hetkel on jah, et Risto võidaks kui Rauno, ehk siis jah, mina olen kes sai kotti. Ja ütleme niimoodi, et jah, nüüd mängime kaardimängu ka. Need mängud lähevad väga pikaks siin. Palju mängisime 4 Me põhimõtteliselt treidisime lihtsalt kaarte üksteise vahel, sest raha ei olnud kellegil, kõik tahtsid maksimaalselt kinnisvara osta ja lõpus, kui mingi võlgadesse jäädi, siis lihtsalt treiditi neid kaarte ära ja mina treidisin. Kui palju? Mingi 3 või 4 tundi või? Kuule, ma ei tea päris pikalt. See on juba pigem 4 tunni kanti, jah. Ma räägin, täitsa kaua. Aga midagi. Ma arvan, teeme söögi vahepeal ja siis. Vesi läheb natuke soojemaks. Natuke soojem on jah. Vesi keeb ja Risto teeb omale siin kiired nuudlid. Meie teeme Raunaga hoopis selle borsisupi. Värske kapsaborss oli või? Jah, värske kapsaborss. Ja siis vaatame edasi. Siis teeme kaardimängu ja Timmul on ka oma toit kaasas. Tundub, et tal ongi kereele. Poisid teete talle ka toidu lahti või? Ja. Paneme oma supi keema ja siis näitame, mis loom ka sööb. Loomal on konserv kaasas täna selles mõttes, kui toitu ei ole, et tal on nagu sellest kui toidust juba nii siiber. Pole ammu konservi saanud, siis anname talle täna konservi. Ja. Risto toit. Minu ja Rauno toit. Timmu toit. Jaa, ootab, sava käib, jaa. Elukas sööb. Lükkab maha, hoia kinni. Ei, supp ka keeb praegu. Jah, paneme selle ka kinni. No nii, meie näeme nüüd siit eestpoolt. Risto tegi praegu pläkki. Eespool on ka ekraan. Mina näen seda ekraani siit ka praegu. Et näitas enda kaarte kaamerasse, aga mina näen eespoolt ka ekraani praegu.
ja mängime turakat siis ja jah, järgmine mäng. Et ega meil selle Monopoliga läks päris pikalt aega. Aga nüüd jah, ütleme natuke teist mängu ka. Hea küll, minu kord on tappa, aga mina võtan üles need 6 mängu alguses. Keegi ei hakka siin laristama häid kaarte. Just, noh, esimesed tapmised siin. Nii ja nüüd võitsin mina lõpuks ühe kaardimängu. Hästi kehvade kaartidega, siin oli natukene õnne ka. Ja mul oli 3 kõige paremat trumpi ja ikka kaotasin. Et ma nagu täiesti trumbi vabalt nagu kogemata joppas. Ütleme niimoodi, et vahel mängivad kaardid ennast niimoodi lauale, et seal ei olegi vaja nagu palju midagi teha. Ja Amerikaano, see oli A1000 mingi EUSent või? See oli ASMR-i või? See või? Jaa. Jaa. Oota, ma tahan ka ISMR teha. Siis mängime edasi. Ja läheb 3. sorti mäng. See on siis Uno mäng, mida oleme ennem ka videotes näidanud. Aga nii, ma ei saa jälle. Ma unustasin ära, et... Ma näen! Sinine 2. Ma unustasin ära, ma panen näpud ette. Et jah, okei. Siin ei ole mõtet vist väga näidata. Siis ma ütlesin, et läheb mäng nagu läheb. Et teid nagu nii huvita. Teile näitame muid tegevusi. Me lihtsalt mängime ära ja siis jah. Vaatame. Siis vaatame. Jagajast järgmine alust. Kes ei üteldu Uno, kes ei üteldu Uno. Mina võitsin ära. Ja poisid siin. Rauno ei üteldu Uno ja noh, kohe tuli 4 üles, nii et ei ole midagi. Vaatame. Pingeline lõpp. Mis nüüd? Vaatame mõned videod ja magama ja vsjo ja davai. Hommikul vaatame edasi, ei hakka täna filmima rohkem, et anname loomale konservi ka lõpuni, et meil jäi loomale pool toitu veel konservi järgi ja anname loomale ja vaatame ise. Ise me ei söö rohkem vist, võib-olla mingit snäkki on veel järgi, sifkasin on järgi. Ja siis tegelikult on kell jumala vähe. Mis kell on? Vaata. 10 täpselt. 10. Ainult 10. Aga kui me tahme homme siia kolama minna metsa alla, siis mõistlik ongi vara magama minna, mis me siin pimedal ajal passime. Et kasutame pimedat aega magamiseks ja valget aega ringi kolamiseks. Ehk siis, et lähme magama ära varsti ja hommikul vaatame edasi, täna rohkem ei filmi. Vsjo, käriga magame ära, kratid. No, et sai elukas käidud väljas ära pisitatud ja kõik on juba põhimõtteliselt ärkvel. Üks vend on siin ainult niimoodi veel. Rauno! Ega midagi. Ma vaatan, mis mul siin kastis on ja teeb omale mingi kiire kohvi, kui siin on mul jäänud ja siis koristame selle maja ära ja vaatame natuke ringi siin õues. Kas me saame kuskile siin natukene niimoodi käia või matkata ka või on liiga märg, eks paistab. Nii. Pakime asjad kokku. Mina magasin siin Miguel Knigeri voodis. Paneme selle teise madratsi, mis siin oli sinna praegu. Enda omad rullime kokku. Need on tegelikult võimlemismatid üldse. Need ei olegi päris selliseks asjaks mõeldud. Nagu lebomatid, aga nad on head niisugused kummised nagu, et siit pealt ei libise nii hästi maha. Üks vend muidugi oskas ikka hommikul libiseda poolenisti maha, aga mulle meeldib see, et sellega saad nagu peaaegu suusahüppe mäe peal ka magada. Lihtsalt ei libise nii hästi maha. Vaat sellepärast mulle need meeldivad, miks mind kunagi ostsin. Aga meil siin asjad on peaaegu koos kohe. Tähendab ongi, enam-vähem viime autosse ära. Ma lõpetan siin kohvitilga ja siis klopime vaibad õues puhtaks. Pühime põranda, toome vaibad tagasi. Ja korraks vaatame, kas me saame siin midagi veel õues huvitavat vaadata või näha. Nii, kaltsud said klopitud ja tagasi. Seest on kõik meie poolt
puhas, Risto veel teeb siin väljast asjad ära ja siis paneme minema, jätsime veel paar küünalt ka siia järgmistele. Ja siis vaatame korra sinna, kas sealt saab minna kuskile vaatama. Vaatame, päris ilus hommik on siuke päike paistab täna, et täna sulatab katus ära, et võib-olla saab nüüd mingi hetk minna siis korsent laduma. Praegu on miinuses jah, aga see mind ei sega korstna ladumisel. Siin on nüüd mingid märgalad, meil on niisugused asjad jalas, et ei tea, kas me saame siit üldse kuskile, siit kõrvalt natuke saab. Natuke käime, vaatame, kui kaugele me siit minna saame või mis seal on. Kuskile siit ju mingi masin liikunud on, mingi radane ka on. Jah, siin ei saa päris järve äärde mujalt meie kui sealt saast silla juurest. Siit läheb juba pehmeks. Oota loomale. Siuke värk, loom tahab jälle meil ära uppuda vä. Siin pole lumi ka ära sulanud, siin hoiab nagu jahedat rohkem, aga siin läheb pehmeks ja läheme laevale tagasi, muiduks tahtsid äärest vaadata. Me ei saa jah siit tossudega edasi enam. Ei hakka siin mülkas siis müttama, et lähme loeme selle ürituse lõppenuks. Et kerige magama ära kratid ja davai, näeme järgmises.